F-35 on USA lennundusstrateegia selgroog. Kuid iga hävituslennuk, mis tootmisliinilt maha veereb, sõltub metallist, mida USA enam ise toota ei suuda. Maailma ainus supervõim on 100% sõltub välismaistest tarneahelatest ning neid juhib Hiina. Riik, kellega me oleme peagi sõtta minemas. See avastus viis mind Utah's asuvasse tehasesse, mis võiks taastada Ameerika lennunduse ülekaalu, kuid samal ajal aitab see kaasa nii mürgise järve hävingule, mille kokkuvarisemine võiks mürgitada terve linna. See, mille ma avastasin, paljastas hirmutava tõe Ameerika Ühendriikide tuleviku kohta, mida keegi ei näi tahtvat ära hoida. Iga F-35 maksab kuni $100 miljonit ja Ameerika on neid ehitanud 191 tükki, mis on selle programmi ajaloo kõrgein tootmistempo. Pentagon plaanib neid lennukeid kasutada kuni aastani 2088, mille kogumaksumus läheneb $2 triljonile. Aga see oluline relvasüsteemi osa ei saa eksisteerida ilma magneesiumita. Mitte see odav taaskasutatud magneesium, mida kasutatakse joogipurkides või autode osades. F-35 hävitajad vajavad ülipuhast magneesiumi, mis on saadud otse maagist. Kui hävituslennuk liigub kiiremini kui heli ja kannab endas miljardeid dollareid väärt tehnoloogiat, siis ebaõnnestumine ei tule kõne allagi. See metall on sügavale peidetud lennukisüsteemidesse, abijõuüksustesse, kiiruse ülekannetesse, lennuki kere külge kinnitatud lisaseadmete ajamitesse ja mootorite käigukastidesse. Magneesium on umbes 1/3 võrra kergem kui alumiinium ja 5. põlvkonna söjas on kaal kõik. F-35 ei ole ainus. F-22 kasutab seda, samuti ka Eurofighter Typhoon. Peaaegu iga läänes viimase 30 aasta jooksul ehitatud tipptasemel hävitaja sõltub spetsiaalsetest magneesiumi sulamitest. Nii et kui see metall on napp, muutub see probleemiks. Vastus asub Suure Soolajärve läänekaldal kohas nimega Rowley, Utah. Elanikkond? Peaaegu mitte kedagi. Strateegiline tähtsus? Teoreetiliselt tohutu. Siin leiad laiali valguva tööstuskompleksi. Korstnad tõusevad elektrolüütiliste vannide ja miilide pikkuste torude kohale. Kõik surutud järve ja soolatasandike vahele. See on US Magnesium LLC ja kuni 2026 aasta veebruarini oli see ainus esmase magneesiumimetalli tootja Põhja-Ameerikas. Aastaid klassifitseeris Pentagon selle Renko omanduses oleva üksiku tehase strateegiliselt oluliseks taristuks. Põhjus oli lihtne. Kui Rowley peaks kunagi tegevuse lõpetama, poleks Ameerikal enam ühtegi selle metalli kodumaist allikat. See sama metall, mida kasutatakse F-35 konstruktsioonivaludes, tiibrakettide süsteemides, lennunduse korpustes, helikopterite käigukastides ja kergetes sõjalistes komponentides, kus iga nael mõjutab kütusekulu, manööverdusvõimet ja kandevõimet. See oli Ameerika Ühendriikide kaitsesektori jaoks ülioluline osa ja tehas lõpetas tegevuse. 2021 aasta septembris tabas tehast katastroofiline seadmerike. Magneesiumi esmase tootmisega lõpetati sel kuul ja seda ei taastatudki. Lockheed Martini tootmisliin Fort Worthis jätkas F-35 tootmist. Pentagon jätkas lepingute allkirjastamist, tehas seisis jõude ja külmana. Täna kontrollib Hiina umbes 90% maailma esmase magneesiumi tootmisest. See on F-35 programmi varjatud pool. Lockheed Martini avaldatud tarnijate nimekiri ulatub 1900 ettevõtteni. Mootorid, arvutid, lennujuhtimissüsteemid, sihtimissüsteemid, kokpiti elektroonika. Terve tööstusharud on seotud selle hävitaja töös hoidmisega. Kogu süsteem hõlmab kontinente, tehaseid ja aastakümnete pikkust inseneritööd. Tarneahel tundub olevat kuulikindel, kuid kogu see süsteem põhineb ühel ainsal eeldusel. Kui valukoda tööle pannakse, on lennunduskvaliteediga magneesium olemas. Ilma selleta katkeb ahel koheselt. Lepingud muutuvad väärtusetuks. Pentagon ei ole selles osas täiesti pime. Sisemised hinnangud tõstatasid esmase magneesiumi kui jätkuva mureallika juba 2021 aastal ning uuesti 2023 aastal. Nendes aruannetes käsitleti magneesiumi koos haruldaste muldmetallide, kalliumi ja germaaniumiga. Kõik need võiksid tõsise konflikti korral katkeda. Hiina on juba täpselt näidanud, kuidas see toimib. Viimastel aastatel on Peking hakanud piirama materjalide eksporti, millest enamik inimesi pole kunagi kuulnudki.
kallium, germaanium, antimon, grafiit. Aga need tundmatud mineraalid on rakettide, radarite, kiipide, akude ja sõjaelektroonika sees. Siis muutusid piirangud karmimaks, eriti Ameerika Ühendriikide suhtes. Magneesiumi pole veel sihikule võetud, aga peaaegu polegi vaja. Hiina kontrollib nii suurt osa maailma varudest, et isegi väikesed poliitikamuudatused võivad hindu tõsta või kättesaadavust piirata. See on juba mitu korda juhtunud, mitte isegi tahtliku relvana, vaid lihtsalt Hiina energiapoliitika ja tööstuspiirangute kõrvalmõjuna, mis tõstatab ebamugava küsimuse. Kui juhuslikud häired juba raputavad tarneahelat, mis siis juhtub, kui Peking otsustab seda kunagi tahtlikult teha? 2024 aastal oli Rowley tehases esmase magneesiumi tootmine 0. Samal aastal pumpas US Magneesium Suure Soolajärve süsteemist välja üle 52 000 aakrijala vee. Sellest veest piisaks umbes 100 000 Utah majapidamise varustamiseks terveks aastaks. Kogu see vesi võeti järvest, mille veetase oli rekordiliselt madal. Ettevõte ei pidanud magneesiumi tootmist jätkama, et vee üle kontrolli hoida. Läänes põhineb veeseadus vanal põhimõttel. Kes esimesena vee endale nõudis, säilitab õigused. Süsteem loodi selleks, et premeerida tootlikku kasutust. Selle asemel jätkas üks suurimaid tööstuslikke veekasutajaid piirkonnas tohutute veevarude kontrollimist, samal ajal kui tema põhitegevus seisis jõude. Vesi jooksis läbi hooldustegevuste, millel polnud mingit seost kodumaise magneesiumi tootmise taastamisega. Soolatiigid läbisid endiselt aurustumisetappe. Soolakookide töötlemine jätkus. Ettevõte tootis endiselt tolmutõrjevahendeid ja magneesiumkloriidi teede jääst vabastamiseks. Aga ükski neist töödest ei õigustanud vee võtmise ulatust. Kulisside taga näis Renko strateegia olevat hoopis midagi muud. Tööstusaruanded näitavad suunamuutust liitiumi eraldamisele samadest soolveest, mis toitsid magneesiumirakke. 2024 aastaks olid liitiumi hinnad ülemaailmsetel turgudel kokku kukkunud ja ka see uus suund peatati. Samal ajal kuhjusid kohustused edasi. See koht oli juba muutunud üheks riigi suurimaks keskkonnareostuse probleemiks. Aastaid süüdistasid regulaatorid ettevõtet korduvates reostusrikkumistes. Toksilised kemikaalid saastasid tehase ümbruses tuhandeid aakreid maad, jättes endast maha nii ulatusliku puhastustöö, et selle lõpetamine võib võtta aastakümneid. 2009 aastaks klassifitseeris föderaalvalitsus selle piirkonna ametlikult suureks ohtlike jäätmete alaks. 2025 aasta 10. septembril esitas US Magneesium LLC Delaware'i föderaalkohtus Chapter 11 pankrotikaitseavalduse. Avalduses oli märgitud kohustusi vahemikus 100 kuni $500 miljonit. Tehas, mida kunagi esitleti kui Ameerika mineraalsõltumatuse jaoks olulist infrastruktuuri osa, oli paberil finantsiliselt kokku varisemas. Enamik ameeriklasi pole kunagi kuulnud Ira Rennertist. Kuid aastaid kontrollis üks miljardääris tööstur, kes istus Manhattanil kontoris suurt osa veest, mis voolas Suure Soolajärve poole. Ja kus iganes Renko tegutses, näisid vaidlused teda saatvat. Reostusvaidlused, kohtuasjad, keskkonnavaidlused, rahaline surve. Sellised lahingud, mis kestsid aastaid, samal ajal kui avalikkus vaevu midagi märkas. 2023 aastal määras Utah keskkonnakvaliteedi amet ettevõttele $430 000 suuruse trahvi. See hõlmas rohkem kui 10 aasta pikkuseid rikkumisi. Osariigi regulaatorid olid aastaid pidanud läbirääkimisi US Magneesiumiga saneerimiskulude üle. Pankrotiavalduse esitamine muutis need läbirääkimised mõttetuks. Kui Chapter 11 oli laual, lükkusid saaste likvideerimise kohustused võlausaldajate järjekorras tahapoole. Veeõigused seevastu said äkitselt pankrotivara kõige väärtuslikumaks varaks. Erinevate võlausaldajate advokaadid väitsid kohtudokumentides, et mineraali- ja veeõigustel on vähe tegelikku väärtust. Utah ei olnud sellega aga sugugi nõus. 15. augustil 2025 andis osariigi metsanduse, tuleohutuse ja riigimaade osakond välja korralduse tegevuse lõpetamiseks, nõudes ettevõttelt järvest vee pumpamise lõpetamist. Pankrotiavaldus peatas konflikti. Sellest hetkest alates liikusid nii järve, tehase kui ka vee tulevik kõik samasse kohtusaali. Renko ei hoidnud Rowley't, et magneesiumi toota. Ta hoidis Rowley't selleks, et vett enda käes hoida. Kui järv kahaneb, kaotab Salt Lake City oma lume. Mitte kohe, mitte kõik korraga, kuid see mehhanism on otsene ja dokumenteeritud. See on kogu piirkonna kliimamootor. Talvel tulevad tormid.
Vaikselt ookeanilt liiguvad üle järve, enne kui nad jõuavad Salt Lake City ümber olevate mägedeni. Kui see külm õhk liigub üle soojema vee, kogub see lisaniiskust ja seejärel sajab see lumi maha Wasatchi mäestikus. See lumi saab piirkonna veevaruks. See täidab veehoidlad, kastab põlde, varustab linnu ja hoiab põhja Utahi suvel elus. Ja kui järv jätkab kahanemist, hakkab see süsteem lagunema. Vähem järve tähendab vähem lund. Vähem lund tähendab vähem vett. Ja Ameerika lääneosas, kui vesi hakkab kaduma, muutub kõik võitluseks. 2023 aasta alguses oli Utah's kaasaegse aja suurim lumikate. Kõik ootasid, et kogu see sulavesi voolab alla kohalike jõgedesse ja sealt edasi paiskub suure soolajärve. Järv pidi tõusma otse kriisitasemest välja, aga seda ei juhtunud. Järve lõunaosa tõusis mõne jala võrra 2022. aasta lõpupoole ja 2023-24 veeaasta lõpu vahel. See võib kõlada edasiminekuna, kuid sellest ei piisanud kaugeltki. Kuhu siis lumi tegelikult kadus? Maasse. 2 aastakümne pikkune põud oli kogu Valgala muutnud nagu käsnaks. Kui lume sulamine lõpuks saabus, jõi muld selle endasse enne, kui see üldse ojasängini jõudis. Teadlased nimetavad seda mullaniiskuse puudujäägiks. See on viisakas viis öelda, et maa oli nii janune, et varastas järve eluliini. See on nagu ämbriga vee valamine, pragunenud päikese käes küpsenud savile. Enamik sellest lihtsalt kadus. Hüdroloogid hoiatasid, et see seletus kehtib ainult ajutise nähtusena. 2025. Aasta kevadeks oli kogu Põhja-Utahi pinnase profiil lõpuks küllastunud. Hüdroloogid ootasid, et järgmine äravoolutsükkel jõuab tegelikult järveni. Selle asemel jätkas järv langemist. 2026 aasta märtsiks oli Utahi lumevaru. See oli kõigi aegade madalaim. Valgala ise räägib ülejäänud loo. Suur soolajärv saab ainult selle vee, mida keegi teine enne ära ei võta. Järv asub süsteemi kõige lõpus. Iga linn, talu, veehoidla ja torujuhe ülesvoolu saab esimesena vee kätte. Kui jõed lõpuks järveni jõuavad, on alles vaid see, mida keegi teine ei tahtnud. Ja kuivadel aastatel ei jää peaaegu midagi alles. Põllumajandust süüdistatakse peaaegu igas järve puudutavas uudisloos. Lutserniväljad, heinakasvatajad ja karjakasvatused on suurimad veetarbijad ülesvoolu. See osa on tõsi, kuid jätab palju välja. Süüdistada Cassi maakonna põllumehi selles, et järv 80 miili allavoolu kokku kukub, on liialdus. Numekate oleks pidanud andma järvele teise võimaluse. Niisiis, kes võtab need sissevoolud, mis peaksid seda päästma? Ja kuidas see kõik seaduslik on? Kui Pentagon muretses selle pärast, et Peking võib lõpetada magneesiumi ekspordi, mängis Ameerika esmase magneesiumi varustust ähvardav tegelik koht end välja Utahi kohtusaalis. Miljardääri veekasutusõigused ja pankrotiavaldus. Prognooside kohaselt lisandub Utah'sse aastatel 2020–2060 umbes 2 miljonit elanikku. Wasatchi piirkond neelab üle 70% kasvust. Ainult Utah maakonna elanikkond peaks peaaegu kahekordistuma. Uued äärelinnad, uued peensusteni planeeritud elamurajoonid ja täiesti uued planeeritud linnad on juba kavandamisel. Kõik nad vajavad ühte ja sama asja. Nad vajavad juba täna garanteeritud veeeraldist, mida saab kasutada aastakümnete pärast. Arendajatele selle võimaluse andmiseks loodi Utah veepanganduse seadus. See allkirjastati seaduseks 2020 aastal, kui senati eelnõu 26. Paberil tundub see seadus üsna mõistlik. Tegemist on 10-aastase pilootprogrammiga, mis loob ametliku veepanga. Veekasutusõiguste omanikud saavad kasutamata vee hoiustada, selle asemel, et sellest ilma jääda. Need õigused on kaotamise eest kaitstud ning vesi ei pea kunagi lahkuma, et jõuda allavoolu järve. Pank kaitseb neid. Toetajad väidavad, et seadus loodi paindlikkuse suurendamiseks põua ajal ja selleks, et takistada õiguste omanikel vee raiskamist lihtsalt selleks, et säilitada oma seaduslikke nõudeid. Salt Lake Cityst põhja pool asuvates põllumajanduslinnades kasutatakse kunagi põllumajandusega seotud veekasutusõigusi üha enam tulevaste elamuarenduste jaoks. Talud on praegu veel alles, kuid kõik teavad, et eeslinnad on tulemas. Uinta basseinis käivitati Utah's esimene veevarude pank, mis toimib sisuliselt nagu veekasutusõiguste Craigslist. Neid saab põhimõtteliselt üles panna ja välja rentida nagu internetikuulutustes.
teises piirkonnas ehitatakse juba infrastruktuuri, et suunata vett laienevatesse kuurortkogukondadesse ja puhkemajade ehituseks. Aastatel 2021 kuni 2025 suunas osariik veidi alla 400 000 aakerialga vett tagasi Suurde Soolajärve. See on umbes sama palju vett, kui kulub Los Angelese varustamiseks terve aasta jooksul. Paberil kõlab see suurena, kuid see jaguneb mitme aasta peale. Valglas, mis tavaliselt vajab palju suuremaid sissevoolusid, et üldse stabiilsena püsida. See on suhteliselt väike parandus süsteemis, mis kaotab vett endiselt palju kiiremini, kui seda juurde tuleb. Heinakasvatajad on mugav sihtmärk. Keegi ei küsi, miks planeeritud elamurajoonidel on veekasutusõigused elanikele, keda veel pole olemas. Vett reserveeritakse aastaid enne ehituse algust. Tulevasi eeslinnu kiidetakse heaks paralleelselt pikaajalise jaotuse planeerimisega. Järv jääb veest ilma, samal ajal kui arendajad ja omavalitsused kindlustavad sissevoolud linnadele, mida pole veel ehitatud. Millise keskkonna need uued elanikud siis tegelikult pärivad, kui nad lõpuks saabuvad? Kui järv kahaneb, ei kao see lihtsalt ära. See paljastab laia kuiva järve põhja. Ja see pind ei ole stabiilne. See on peen, tolmjas setend, mis on kogunenud aastakümnete jooksul. Kui tugevad tuuled üle selle puhuvad, tõstavad need tolmu otse maapinnalt üles ja kannavad selle Wasatch Fronti piirkonna poole, sealhulgas Salt Lake Citysse. Kuid see ei ole tavaline tolm. Mure ei seisne ainult selles, et see tolm on ebameeldiv, vaid selles, et keha käsitleb seda kui ärritajat, millega tuleb võidelda. Kui kuivanud järvepõhjast pärit peened osakesed sisse hingatakse, ei jää need lihtsalt kopsudesse pidama. Need võivad käivitada sama sisse ehitatud häiresüsteemi, mida keha kasutab näiteks suitsu, kemikaalide või kahjulike aurude puhul. See häiresüsteem põhjustabki koheseid reaktsioone, nagu silmade kipitus, köha ja rindkere pitsitus. Kontrollitud keskkondades saavad teadlased näha ka seda, mis järgneb. Immuunsüsteem tormab reageerima. Hingamisteede limaskestas tekib põletik ja kopsud lähevad sisuliselt kaitseasendisse millegi vastu, mida nad ei suuda kergesti eemaldada. See tolm on inimese kopsurakkudele palju tsütotoksilisem kui kivisöe lendtuhk. Sama põlemisjääk, mis on ajendanud aastakümneid kestnud regulatsioone kivisöejaamade ümber. Tõsiste tolmupäevade ajal võrdlevad mõned teadlased ärritusreaktsiooni pigem kokkupuutega väga reaktiivsete õhus leiduvate ühenditega kui tavalise osakeste saastega. See ei ole sama, mis hingata sisse tavalist linnasudu. Uuringud on näidanud, et setetes leidub jälgedena metalle nagu arseen, uraan ja liitium. Kui tuul selle tolmu üles keerutab, ei jää see alati ka õue. See langeb tagasi üle oru, autodele, pinnasele ja isegi koduaedadesse. Teadlased on avastanud, et mõned neist metallidest võivad lehtköögiviljades esineda isegi pärast pesemist, sest need ei ole ainult pinnal. Need imenduvad taime sisse. Kui teadlased modelleerivad, mida see tähendab kõige enam mõjutatud piirkondades elavate laste jaoks, siis mure ei seisne ühekordses riskitõusus. See muutub korduvaks kokkupuuteks aja jooksul, mis mõnes olukorras ületab lubatud ohutuspiirid. Pikaajaliselt tähendab see suuremat riski astma ja südame-veresoonkonna haiguste tekkeks. Teadlased on samuti väljendanud muret võimalike seoste pärast arenguhäirete ja pikaajaliste krooniliste tervisemõjudega, kui kokkupuude kestab aastakümneid. Selles kõiges on raske märkamata jätta geograafilist ebaõiglust. Järvepõhja seted kogusid neid metalle üle sajandi. Allikateks on Bingham Canyoni vasekäevanduse kaevandusvee äravool, piirkonna sulatuse tehaste heitmed, põllumajanduslike pestitsiidide triiv ning söeküttel elektrijaamade atmosfääriline sadestumine. Kui järv taandub, avab see tööstusliku lääne aeglase keemilise arhiivi. Need kemikaalid liiguvad otse nende inimeste poole, kes elavad allatuult. Rikkad Mäenõlva elamurajoonid idakaldal saavad seda veidi vähem, peamiselt kõrguse ja valitsevate tuulte tõttu. Oru läänekülg asub otse tolmupilve teel. See hõlmab ajalooliselt töölisklassi linnaosasid ja koole, mis teenindavad tööstuskoridori mööda E15 maanteed. Ka kaugemal asuvad laoalad saavad sellest osa. Lähim pretsedent sellele, mis siin toimub, asub mõnisada miili edelas. Los Angeles kuivatas 20. sajandi alguses terve Soolajärve, et varustada oma veejuhet. See oli Owensi järv. Selle järve põhi sai Ameerika Ühendriikides suurimaks PM10 õhusaasteallikaks. Tolmu vähendamine seal on läinud Los Angelese vee- ja elektriosakonnale maksma üle $2,5 miljardi.
see on pretsedent, millega Utah silmitsi seisab ja paljud keskkonnateadlased viitavad üha enam Owens Lake'ile kui kõige lähemale kaasaegsele näitele sellest, milline võiks pikaajaline kokkupuude Suure Soolajärve ümbruses välja näha. Tolmuvarjus elav elanikkond on samuti mitu korda suurem. Salt Lake'i metroopiirkonnas elab 1,2 miljonit inimest ning praeguse suuna jätkudes on see linn ohus. Rahvatervise uurijad hoiatavad, et halvenev tolmuga kokkupuude võib suurte tuuleiilide ajal üha enam igapäevaelu mõjutada. Heiglad teavad seda, samuti lastearstid, koolipiirkonnad ja Utah seadusandjad. Tolm ei hooli kinnisvarapiiridest ega koolipiiridest. Tuul on suur võrdsustaja. Raskedel päevadel võib kogu Wasatchi linnastukoridor kogeda sama piirkondliku õhusaaste episoodi samaaegselt. Kui linnaõhu hingamisest saab meditsiiniline probleem ja toksiinid liiguvad toiduahela kaudu kodudesse, mis väljastpoolt tunduvad täiesti turvalised, siis pole see probleem enam ainult Utah's mure. See hakkab muutuma ülemaailmseks. Suur Soolajärves elab üks olend nimega Artemia franciscana ehk soolakrevetid, mis on peaaegu kõigi maailmas kaubanduslikud kasvatatavate kalade ja krevettide ainus sobiv esmane toit. See järv on Suur Soolajärv. Süst ise on peaaegu hävimatu. Külmuta see, saada see paberikotis üle mandrite, pane see õige soolsusega vette ja see koorub naupliusteks, mis toidavad kogu maailma vesiviljelust. Need naupliused on peaaegu iga kaubanduslikult kasvatatava kala ja kreveli liigi jaoks maal ideaalne esimene toit. Suur Soolajärv toodab suure osa maailma varudest. Tavalisel aastal annab see umbes 40–45% maailma Artemiat süstidest. Umbes 18 korjettevõtet tegutsevad järvel teaduspõhise riikliku juhtimise all. Töö toimub hooajaliselt ja enamasti talvel. Väikesed meeskonnad lamedapõhjalistel paatidel koguvad roostekarvad süstikihte, mis triivivad üle avavee. Selle ühe Utah järve soolavähkide süstid toetavad ligikaudu 10 miljoni tonni ulatuses kasvatatud mereandide tootmist aastas. Liikide hulka kuuluvad krevetid, hiidkrevetid, meriahven ja krupper. Turgudel Vietnamist, Ecuadori ja Senegalini annab vesiviljelus nüüd ligikaudu poole kogu sellest mereannist, mida inimesed söövad. See annab veelgi suurema osa riikides, kus looduslikud kalavarud on juba kokku varisenud. Järve soolsus ongi see, mis teeb krevettide olemasolu üldse võimalikuks. Kui vesi on liiga mage, kahaneb soolakrevettide populatsioon järsult. Kui vesi muutub liiga soolaseks, kahaneb populatsioon samuti järsult, sest ülisoolane vesi tapab vetikad, mida krevetid söövad. 2022 aasta kriis tekkis siis, kui järv saavutas oma kõigi aegade madalaima veetaseme. See oleks peaaegu kogu populatsiooni hävitanud. Tööstus on nüüd kokku tõmbunud ja see on ainus viis, kuidas see saab ellu jääda, kui järv kahaneb. Teadlased Iraanis, Vietnamis, Tais ja Usbekistanis kiirustavad nüüd tiigipõhise soolvee krevettide tootmise laiendamisega. Nende eesmärk on riski kompenseerida. Ükski neist programmidest ei ole veel piisavalt suur, et asendada seda, mida Suur Soolajärv pakub. Kui järve veetase jätkab langemist ja soolsus tõuseb jätkuvalt, läheb Artemia populatsioon sama teed nagu järve põhi. Pakkumissokk jõuab otse ülemaailmsete haudejaamade töösse. Madalama sissetulekuga mereandide turud tunneksid tõenäoliselt esimesena survet hinnatõusu ja ebastabiilse varustatuse kaudu. Rändlindude populatsioonid, kes kasutavad seda järve, suurendavad panuseid veelgi. Ligikaudu 10 miljonit lindu läbib igal aastal Suurt Soolajärve. Nad esindavad enam kui 250 liiki, kes rändavad Vaikse ookeani ja keskrändeteedel ning kõik nad toituvad Artemiast. Ilma krevetideta suunavad linnud oma teekonna ümber sinna, kus nad toitu leiavad, sageli sadade miilide kaugusele algsest marsuudist. Rändeteedega seotud ökosüsteemid ei lõpe poliitiliste piiridega. Utah's järve kokkuvarisemine mõjutab märgalade seisundit alates Lõuna-Mehhikost kuni Kanada Arktikani. Osariigi ametlik vastus on, et kõik on korras. Järv taastub. Viimaste eelarveperioodide jooksul on osariik eraldanud veega seotud kulutusteks üle $1 miljardi. Kogu see rahastus on seotud Suure Soolajärve päästmisega. Brian Steed, osariigi Suure Soolajärve volinik, toob välja mõned saavutused. Kohandatava valli haldamisega stabiliseeriti lõunapoolse haru soolsus. See laiendas Utah tolmuvaatluse ja uuringute võrgustikku ning 2025 aasta septembris allkirjastati uus järvebasseini harta. Paberil näeb see välja nagu tõeline edasiminek. Paberil, kui tegelikkuses on lugu teine.
Märkimisväärne osa sellest, mida nimetatakse järve taastamise kulutusteks, on tegelikult vee infrastruktuuri optimeerimine. Sellesse nimekirja kuuluvad uued torud, puhastusjaamad, ladustamine, tõhususe parandamine ja veetranspordisüsteemid. Iga projekti esitatakse kui vee säästmist. Kitsas, tehnilises mõttes võiks iga parema veejaotusega säästetud tilk jõuda järve. Kriitikud väidavad, et suurem probleem on see, kuhu kokkuhoitud vesi lõpuks suunatakse, kui nõudlus süsteemi muudes osades kasvab. Taristu asub järvest ülesvoolu. Kasv toimub taristust allavoolu. Lahendamata küsimus on, kui palju kokkuhoitud veest jõuab püsivalt järve, võrreldes sellega, kui palju neelab tulevane kasv. Utah on kulutanud miljardeid, et püüda suurt soolajärve stabiliseerida. Ja jah, mingil määral on vett tagasi toodud. Mõnisada 1000 aakri jalga mitme aasta jooksul. Kuid järve tasakaalupunkt pole sellele isegi lähedal. See vajab igal aastal nii palju vett lihtsalt selleks, et kahanemine peatada. Nii et isegi kõige agressiivsemad pingutused ei sulge seda lõhet. Need lihtsalt aeglustavad allakäiku. Ja siin muutuvad asjad poliitiliselt mugavaks. Osariik saab näidata, et järve juhitakse päriselt vett tagasi. Arendajad ja kasvavad kogukonnad saavad endiselt vett uute elamute ja laienemise jaoks. Kõik saavad eduloo versiooni, mis sobib pealkirjaks. Aga järv reageerib ainult ühele asjale. Kogu sisse voolatud vee ja kogu välja voolatud vee suhtele. See muster kordub ka kõige väiksemal tasandil. Uus torujuhe Utahi maakonna põhjaosas on kirjeldatud kui tõhusat. See vähendab raiskamist, parandab vee kohale toimetamist ja kõlab kui selge keskkonnaalane võit. Kuid vesi, mis selle kaudu vabaks saab, suunatakse edasi kiiresti kasvavatesse äärelinnadesse lõuna poole. Veepuhastusjaama uuendust esitletakse samamoodi. Suurem võimsus, parem infrastruktuur, targem ressursside kasutamine. Kuid see lisavõimsus ei jää kasutamata. See lihtsalt muudetakse uute elamute heakskiitudeks. Nii et paberil näib kõik õige. Iga projekt parandab tõhusust. Iga aruanne näitab vastavust. Iga teadaanne annab märku edusammudest. Aga kui sa pilti laiendad, siis järve veetase langeb endiselt, sest süsteem on loodud nii, et iga üksik otsus näib võiduna, isegi kui üldine tulemus liigub vastupidises suunas. Iga ametlik päästekatse süvendab alusprobleemi. Kriis on nüüd poliitiline reaalsus, mitte ainult prognoos. Kui valikut ei saa enam edasi lükata, mida riik siis tegelikult teeb ja milline malenupp lõpuks ohverdatakse? 2026 aasta jaanuari lõpus loobus Ameerika Ühendriigid Delaware'i pankrotikohtus oma esmase magneesiumi sõltumatuse säilitamisest. Või vähemalt vähendas see järsult riigi alles jäänud kodumaist esmase magneesiumi tootmisvõimsust. See tehing toimus nii, et peaaegu keegi ei pannud seda tähele. Utah esitas $30 miljoni suuruse pakkumise Ralstoni tehase pankrotivarade eest. Pakkumise esitas Utah metsanduse, tuleohutuse ja riigimaade osakond. See on riigiasutus, mitte erainvestor, kaitsetööstuse ettevõte ega magneesiumi tootja. Utah jäi esialgu alla Limag Holdingsile, mis on otseselt seotud Renko Grupiga. On selge, et Limag kavatses veekasutusõigused jätta Renko mõju alla. Enamik vaatlejaid ootas, et maavaradega seotud tegevus jätkub, kui see pakkumine oleks võitnud. Utah võistles Limagiga mitmes voorus, kuid lõpuks Limag keeldus pakkumist ületamast. Föderaalne pankrotikohtunik kinnitas ostulepingu 5. veebruaril 2026. Utah sai enda valdusse kogu tehase infrastruktuuri, ümbritseva maa ja maavarade rendilepingud. Kõige olulisem osa olid aga veekasutusõigused. See viimane osa oli tõeline auhind, mis tõesti loeb. Kuberner Spencer Cox nimetas seda mõistlikuks investeeringuks Utah tulevikku. Osariik ei ostnud US magneesiumi selleks, et seda parandada. Osariik ostis US magneesiumi selleks, et see sulgeda. Ralstoni esmase magneesiumi tootmine lõpetatakse jäädavalt. Ala puhastatakse. See puhastamine järgneb kloori, dioksiini ja PCB saastamisele, millega Renko oli aastakümneid kohtus võidelnud. Need veekasutusõigused suunatakse tagasi Suure Soolajärve. See vesi aitab tõsta järve taset. See vähendab tolmuheitmeid. See kaitseb soolvee krevette. Ja see aeglustab mürgist kella, mis tiksub Salt Lake City all. Nagu üks Utah seadusandja ütles, oli see tehing $30 miljoni suurune kohustus järve ees. Seda laiemat tähendust on raske eirata.
Utah kulutas just $10 miljoneid, et ametlikult lõpetada esmase magneesiumi kodumaine tootmine Põhja-Ameerikas. Föderaalsed regulaatorid ja pankrotivõimud lubasid üleviimisel toimuda ilma sekkumiseta. Nüüd tarnib Hiina metalli, mida kasutatakse F-35 valandites, Tomahawki raketikorpustes ja tahkekütuse rakettmootorites. Seesama metall kasutatakse autode survevaludes ja paljudes teistes kaitse- ning lennundusrakendustes. Ameerika Ühendriikidel ei ole realistlikku alternatiivi, mis suudaks sama mahuga konkureerida. Ülejäänud kodumaine tootmisvõimsus kadus sisuliselt pankrotti ja veekasutusõiguste tehingu tõttu, mitte sõjalise konflikti või ametliku kaubanduspoliitika kaudu. Hinnaks oli võimalus hoida linn hingatavana ja järv elusana. Kaitselogistika agentuuril on nüüd 2 ebameeldivat valikut. Esimene võimalus on varuda piisavalt imporditud esmamagneesiumi, et tulla toime võimalike tulevaste Hiina ekspordipiirangutega. See on sama loogika, mida kasutab strateegiline naftareserv, et maandada naftašokkide riski. Teine võimalus on leida sõbralik sekundaarne tarnija ajakavas, mida tegelikult ei eksisteeri. Lähelgi liitlasriigil ei ole esmase magneesiumi tootmist, mis oleks ligilähedaseltki sama mahukas kui see, mida Ralli kunagi pakkus. Esmase magneesiumi tehas võtab loa saamiseks, ehitamiseks ja lennunduse sulamite jaoks kvalifitseerimiseks pea terve aastakümne. F-35 tootmisliin töötab seni Hiina metalliga edasi. Suurde Soolajärve tagasijuhitav vesi moodustab nüüd umbes 20% sellest, mis on vajalik selle allakäigu aeglustamiseks. Sellest ei piisa olukorra parandamiseks, kuid piisab, et midagi muuta. Samal ajal ei saanud vana tööstusala keskkonnakoristus kunagi odav olla. Hinnangute kohaselt ületab see koos pikaajalise saneerimisega $100 miljoni piiri. Igal juhul tuli see arve tasuda. Ainus küsimus oli, kes selle eest vastutab. Ostes selle ala, vältis riik pikaajalist kohtuvaidlust ja tõi olulise maa-ala avaliku kontrolli alla. See vastas ka aastate jooksul kasvanud murele tolmutormide ja reostuse pärast, mis olid muutunud võimatuks eirata. Ja poliitiliselt see tõesti töötas. Sellel sammul oli toetus nii Salt Lake'i maakonnas, kus mõjud on kõige nähtavamad, kui ka osariigi maapiirkondades, kus umbusk pikkade kohtuvaidluste ja föderaalse järelevalve suhtes on sügav. Nii et igal üksikul teljel, kulud, poliitika, kontroll, on see otsus loogiline. Aga järv ei hooli ühestki neist kategooriatest. Olukord meenutab üha enam nullsummalist tasakaalumängu keskkonna taastamise, tööstusvõimekuse ja strateegiliste tarneahelate vahel. Suur Soolajärv hoidis riigi sõjalist tarneahelat pantvangis. Samal ajal oli see avaliku tervise probleemide, piirkondliku majanduse ja osade ülemaailmse toidusüsteemi keskmes. Utahi lahendus vahetas sisuliselt ühe strateegilise haavatavuse teise vastu. Rohkem vett järvele vastutasuks suurema sõltuvuse eest välismaisest magneesiumi tarnest. Sisemaa olukord on taas taastumise teel, kuigi aeglaselt. See taastumine toimib ainult siis, kui veel 100 samasugust otsust lähevad samamoodi. F-35 lendab edasi, seni kuni Peking kurssi ei muuda. Kui esmase magneesiumi eksport piiratakse strateegilise kaubana, muutub see olukord üleöö. Riigiametnikud, keskkonnakaitsjad ja kaitseanalüütikud tegutsevad nüüd kõik üha kitsenevate kompromisside raames. Tulevad kümnendit võivad iseloomustada vähem puhtad võidud kui rasked kompromissid ning lootus, et järgmine lunarahanõue ei saabu enne, kui järvel on olnud aega paraneda. Aastakümneid nägi Suur Soolajärv kaardil välja nagu piirkondlik geograafiline objekt. Utah vastab nüüd, et järv oli seotud palju rohkemate süsteemidega, keskkonna, tööstuse ja geopoliitikaga, kui peaaegu keegi oskas arvata. Aitäh, et täna minuga liitusid. Loodan, et sulle meeldis video. Kui soovid näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaalu tellimist ja teavituste sisse lülitamist. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral Madbackis.